Believe, believe the Dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware, the Dragonborn comes. Tere õhtust, sõbrad! Veel ei ole õhtu, aga meil tuleb pikk õhtu. Et see ei ole koolitus, see ei ole seminar, see on energeetiline töö. Et ma ei tulnud teid siia koolitama. Sellisele koos viibimisele saab tulla ainult läbi kõrgem mina käskude. Ta on energeetiliselt täiesti teine kui kõik võib-olla eelnevad seminarid või koosviibimised või ütleme siuksed, mis ma olen aastate jooksul teinud. Ta on väga sügav, maisele mõistusele hoomamatu, kuna teatud energiade sagedused on maaväljadesse ankurdunud, siis võimaldab minna individualiseeritult täiesti teisele tasandile ja levelile. Põhjus, miks ta ei ole tavaline koolitus või seminar, et mul on väga pikk tekst, mida ma hakkan teieni tooma, informatsioon, see on spetsiifiline informatsioon. Ja ma panen ka nii-öelda taustamuusika selleks ka käima. Selle teksti käigus hakkab ilmuma ka igasuguseid pilte siia. Kui tahate, võite vahepeal silmad kinni panna. Ja kui kellelgi on soovi magama jääda, võite magama jääda. Aga et ma hakkan teile tooma samm-sammult teatud sagedusel informatsiooni ja eks teie keha ja hing või teadvus teab, mis sellega siis peale hakata. Ja mis siis resoneerub ja mis ei resoneeru. Kõik ei peagi resoneeru. Ta on nii-öelda kõrgem tasand Akasha kroonikatest. Akasha kroonika on teatud tasand, sealt edasi on juba Kloister Tora Teurablades, mis siis salvestab miljardit aasta taguseid ajaloo sündmusi ja kellel on siis teatud spetsiifilised lepingud ja koodid. Neil on ligipääs nendele ketastele ja neid on võimalik siis lugeda. Meie planeedi ajaloo jooksul ei ole väga pikka aega ligipääs olnud. Et see esimene ligipääs hakkas 90ndate lõpus nüüd alles, ehk siis circa 30 aastat tagasi. Aga enne seda viimati loeti plaatidelt umbes 26 000 aastat tagasi. Et väga pikalt on maa ajaloo ülestähendused olnud varjus. Rääkimata tänapäeva ajaloo kontekstis meile räägitakse ikkagi imekitsast ajavahemikust. Ja see kitsas ajavahemik on ka üli puudulik ja loomulikult täis ka tahtlikke valesid ja pettuseid. Heliväljadest saab kõik alguse. Heliväli ümbritseb 15-dimensionaalset ajamaatriksit, et mõista siis seda, et heli on enne valgust. Et selleks, et saaks tekkida valgusolend, selleks peab olema heliväli ja helitoonid, mis selle valguse tekitab. Seega heli on ju algjumala allika kontekstis alati esimene laine ja siis tekib sinna taha valgus. Ja selle kohta öeldakse ka, et heli ei saa valetada, aga valgus võib valetada. Nemad ongi loojarassid, ehk siis võib öelda, et nemad ongi nii-öelda nagu need jumalad, aga ütleme see, kuidas meie planeedil on jumalaid kummardatud, siis enamus võib öelda julgelt 99,99% on need võlts jumalad, kes on siis peamiselt langenud inglid või anunnakid. Aga on olemas ka päris loojarassi jumalad, kes loovadki maailmu, ehitavad üles struktuure, geomeetreid. Ja need on kõik kuskilt alguse saanud. Ja ütleme, Emerald Order, Elohim on siis Blue Flame'i hoidjad, kes on peamiselt lõvilised või kasslased. Kes kontrollib jõuliine, kes kontrollib aksiaatonaalliine, kes kontrollib leilaine. See on siis põhi. Ja see, kes kontrollib planeedi jõuliine, see kontrollib planeeti, täpselt nii lihtne ta ongi. Kontrollib planeedi finantsstruktuuri, majandust, meediat, haridust, meditsiini, kõik see saab alguse liinide kontrollimisest.
et iga materiaalse kontrolli taga on energeetiline kontroll. Ennem ei saa materiaalset kontrollida, kui ei ole energeetiline kontroll. Aga hea uudis on see, et teatud kontrollid, mis anorgaanika on läbi leiliinide siis moonutatult üle võtnud, on minemas aina enam orgaaniliste liinide kätte, mis tähendab seda, et anorgaanilisi ussiaugu moonutusi ja struktuure hakatakse lahti lammutama, sulatama, lõhustama. Ilmselgelt sellel tulevad tagajärjed, et kui sa ikkagi lõhustad lahti näiteks, ma toon lihtsalt näiteks finantsstruktuuri leiliinid, mis hoiavad Babyloni mustamaagia finantsstruktuuri üleval. Kui sa need leiliinid on üks päev lõhustatud, siis on ju, sa võid lugeda ainult siis võid lugeda siis päevi või aastaid, oleneb kui pikalt see Titanicu efekt kestab, et millal siis kokku kukub, ta eksisteerima edasi jääda ei saa, sellepärast et energeetiline šabloon on läbi lõigatud. Seal peab tulema nüüd, küsimus on ainult siis selles, et mis asemele tuuakse või tuleb. Aga ja samad asjad hakkavad juhtuma kõikides valdkondades, meditsiinis, haridussüsteemis, et kui sealt jälle lõigatakse mingid liinid lahti, see laguneb koost ja sinna peale peab siis midagi peale ehitama. Nüüd ongi küsimus, et kas meil on piisavalt siin täna planeedil orgaanilise rassi esindajad, nad peavad siis olema ka võimupositsioonil, kes tooks seda infot sisse. Kui ei ole, siis toob mingi teine anorgaaniline oma nii-öelda vaate sinna sisse ja läheb mäng edasi. Kas siis 100 aastat, 200 aastat, 300 aastat, me ei tea. Kuni siis üks päev, võib-olla kunagi, someday, tuleb siis sinna liinidesse nii tugevalt, aga ma rõhutan, et nendesse liinidesse peab tulema ka võimupositsioonil inimesed. See ei ole nii, et nüüd naabri Malle kuskil mediteerib ja nüüd hakkab kõik juhtuma, et jah, see on väga tore, et me kõik ka oma sageduste ja liinidega ja indigo teeme planeediga tööd, aga teatud asjad peavad jõudma võimupositsiooni tasemele. See tähendab seda, et tuleb maha lõigata teatud kuningad, teatud valitsejad, teatud struktuurid ja sinna peab panema ju kedagi asemele. Ega siis me ju ei saa me ei ole nii edasi arenenud rahvas, et me nüüd hakkame lihtsalt kuidagi siit niimoodi kogukondlikult, muidugi saab ka kogukondlikult vaikselt liikuda, aga kui me räägime planetaarsetest drastilistest muutustest, päris muutustest, siis see peab tulema sisse läbi võimuliinide. Keegi peab valitsusesse, keegi peab siis võtame siis meie Eesti näite puhul, keegi peab ju siis lõpuks sinna siis sisse minema, kes hakkab seal ka neid struktuure maha võtma. Keegi peab siis seal 101 hulgas siis olema see kehastunu või selle missiooniga. Ma ei tea, kas täna on keegi sealt selliste nagu arusaamade või teadmistega. Et muud moodi ma ei näe, et see oleks võimalik. Energeetiliselt lähebki paremaks, aga ta peab lõpuks ka materialiseeruma. Aga see pool, et nüüd see Michaeli teadvus, mis on meie planeedi mehe teadvus, on järsku muutumas, järsku enam ei allu, järsku enam ei tee, vaid astub vastu. Seda ei ole väga pikalt olnud. Ja see ongi see, mis lõpuks siis, kuna siin Suurbritannias need aktiveerumised toimusid ja selle Michael Mary Turnstile'i ju peakeskus on üldse Stone Age'is, et kui need portaalid kõik on üles ehitatud Põhja-Ameerika ja Lõuna-Ameerika aladele, Kanadas jõhker linn Calgary, täis musta maagiat nii, et vähe ei ole. Sealt tulevad ka igasugused need lood igasugustest nendest, kes on sarimõrvarid ja igasugused tegelased, seal sisestatakse psühhotroonselt inimestele asju pähe. See kõik nüüd saab nüüd natukenegi korrastatud, et ehk enam päris hulluks inimesed ei lähe, kui muidu mindi. Stone Age'is on siis kõige suurem kurjajuurkeskus üldse planeedil läbi, mille juhiti Põhja-Ameerika ja Lõuna-Kanada keskusid. Et Stone Age on siis eriti seksuaalse vägistamise ja satanismi kokku korjatud energiate põhimõtteliselt planeedilt välja transportija.
ta töötas kui vastuvõtja transportijana. Hea uudis on see, et nüüd tänu nendele Dragonline'idele nüüd, alles nüüd võib öelda, et seal on mingid muutused sisse viidud tänu nendele liinidele, mis aktiveeruvad. Ja see on praegu tekkinud asi, siis täna on see koht, kus võib natuke tibusammudega selle ligidale minna, sest seal võib midagi äkki mingit tööd teha. Kui varasemalt oli see lihtsalt portaal, mis sissimes. Nüüd ka see algne Metatron on olnud orgaaniline rass kunagi tihedus 5. Ka Emerald Orderi põhimõtetega, Emerald Orderi lepingutega. Ja seal Metatroni, ütleme meie ajamaatriksi kõige suurem langus oligi Metatroni langus. Kui Metatron langes, siis langes see ridurada pidi kõik. Aramateena, Kaia, Taara ja meie maa kõik. Sadas kõik kokku. Siis selle liini puhastamisega nüüd ka Metatron oma teadvusega on üles ärganud see kollektiiv. Ja ta on väga karm õppetund tervele perele. Ta on mingil määral ärataja. Ta Indigo 3-del on võime, neil on nii suur laeng, et Indigo 3 originaalhingel on võime isegi äratada Indigo 1-si ja 2-si. Et neil on erileping. Indigo 3 ei tule siia maiseid asju tegema. Tema point ei ole siia tulla, et saada sellisel kujul nii-öelda vaimselt terveks funktsioneerima siin maailmas. Temal ei ole üldse seda lepingut. Et kes on selliste laste vanemad, siis neid tuleb võtta täpselt sellise lepinguga, nagu nad on. Ja nad tulevad tegema, nad ei tee ainult sinu perekonna, nad teevad sinu enda perekonnaliini niikuinii, aga sellised indigod teevad reaalselt 10 aastate tuhandete karmaliine tänases kehastuses. Et kui keegi ütleb, et olen kuulnud, et kui sul on sellises situatsioonis siis laps, kas siis sünnib või on saanud mingi trauma, et siis see on umbes et see on sinu karma, mida sa pead kandma eelmisest elust. Minu jaoks see jutt ei kõlba kuhugi. Minu arusaam on see, et see ei ole mitte kuidagi seotud vanemate karmaga. See on ülikõrge leping, kus me ei saa isegi laskuda ratsionaalsetesse egomeele põhistesse vestlustesse, et umbes, et miks minuga ja et ma ei ole ju seda valinud ja et see on nii vanema kui selle hinge poolt eelnevalt kokku lepitud raskus. Ja keegi ei saa kõrvalt öelda, et see on mingisugune mingi karistus. Sellisel viisil ei karista Jumal mitte kedagi, et ta toob sulle sellise kehastuse. See on ülikõrge kehastus, see on ülikõrge leping, see on ülikõrge missioon ja see on püha leping, see ei ole niisama. Ja need protsessid tuleb läbi teha. Seal on tervenemise moment nii emal kui isal ja sellel hingel, keda siis tervendatakse ka endal. See lapse originaalhing selles mõttes ei puutu üldse asjasse, temaga on kõik korras. Siin on väga palju on ka seda ohtu, et osad lapse vanemad arvavad, et tema laps on üle võetud mingi kuradi poolt või et mingisugune teemon on tema sisse läinud, kes mingi hetk tekivad mingid vihahood või käitumishäired, et siis äkki me pean üldse mingisuguse hingepuhastaja juurde viima või tervendaja juurde viima selle lapse, et ta korda teha, siis ärge jumalast tehke seda, sellepärast et see on hingeleping, see on osa sellest kõigest. Ja Indigo 3 kannavad enda sees ja on isegi äärmiseid juhtumeid, kus võib Indigo 3 kanda enda sees isegi rohkem kui ühte hinge, isegi mitmeid hingesid. Meil võib ju see
Dragoni teadvus ja sisse lennata maaväljadesse, on ju. Viia maailm transformeeruvatesse kõrgustesse sageduslikult. Aga kui sa võid lahenda mingeid ülielementaarseid ajaloodraamasid, mis on tekkinud teatud suhtumiste vastutuste väärkasutamise tõttu, kui sa ei lahenda neid ära lõplikult, täielikult, siis see takistab ju tegelikult seda DNA ärkamist inimese teadvuses. Piisab ühest mitte lahendamata ajalooliinist ja me ei lähe siit mitte kuhugi ja see lihtsalt venib. Kui see liin saab lahendatud, jälle lüli korras. Järgmine ajalooliin, jälle lüli korras. Järgmine ajaliin, lüli korras. Aga need ongi nüüd need kehastajad siin. Need on ajaliinide korrastajad, need Indigo 3. Nad korrastavad kosmilisi ajaliine läbi kehastumiste. Siin reaalsus ei saa muud moodi korrastada kui läbi kehastumiste. Kui Indigo 2 ja 1 teevad sellist pigem väga kosmilist tööd, siis Indigo 3 teevad ikka väga füüsilist tööd selles mõttes, et ikkagi sellist retsi karmi tšakra 1-2, dimensioon 1-2 korrastusi. Me võime hakata kogema küll seda elusamaks muutumist. Aga ennem peab ikkagi veel rohkem siis ühisväljas või teaduses inimesi mõistma seda suuremat pilti. Et see ei ole täiuslik. Et elulill või kõik see Fibonacci jada või kuldlõige või kõik see, et see ei ole täiuslik geomeetria. See on langenud geomeetria. See ongi see, mis selle surmajada tekitab. See ongi see, mis on selle probleemi juurallikas. Et on lahti ühendatud orgaanilistest geomeetriatest, jadadest. Parem alumine, et siin nendes rojalikes liinides hoitakse neid siis, et kuna hakkas siit pihta, eks ole, nii mõnikümmend 1000 aastat paarituti veel mõnikümmend 1000 aastat, siis paaritutakse veel mõnikümmend 1000 aastat ja siis on ta sul samasugune nagu, kõnnib sul Selveris vastu, sa ei saa arugi. Aga see on kõik eeltöö peab olema selleks, need ristumised ja hübridiseerumised. Ja niimoodi on neid teatud kosmilise rassi liini hoitud väga, väga kaua ja pikalt. Ja meil on inimestel väga palju plejaadidega ühist keelt või ühist ajalugu. Plejaadide rass on samamoodi tümaks löödud, laiali löödud ja ära kaaperdatud ja kangutatud täpselt samamoodi nagu inimesed, et meil on väga nagu sarnane minevik plejaadidega. Et plejaadid on pidanud täpselt neid samu asju, väga palju asju läbi elama, mida ka siis inimesed. Kuigi nad energeetiliselt plejaadid on natukene meist nagu sageduslikult küll kõrgemad, aga põhimõte on sama. Et plejaadi-rassid ei ole need, kes nüüd neid aitama, või ütleme, tore, kui nad võib-olla aitavad, abistavad, aga tähendab, nemad on ise ka nii katkised, et nad ei ole pigem rass, kellelt nüüd abi hakata paluma. Neil on vaja ennast korda teha. Lihtsalt sellepärast ütlen, et meil on väga palju neid mingeid plejaadlikke, mingeid kanaldusi ja plejaadide mingeid asju ja et plejaadid siin, plejaadid seal ja see kõik see New Age on ju, et aga seal on väga palju manipulatsiooni taga, sest plejaadid on ka ära hübridiseeritud nii Anunnakide, Drakode kui igasuguste tegelastega ja neid nii-öelda plejaadi valgustöötajad, kes tulevad oma sellise ilusa blondiliku olemusega, on ju, seal võib taga olla täpselt see samasugune tüüpne.